ilusat laupäeva hommikut. Käes on 18. aprill, vist 19. Ja mina olen Topsteriga väiksel piip-piip-pupu ringil ja käisin järgi Cosmote ruuteril, sest et varsti ma saan normaalse neti, mitte siis nagu selle SIM-kaardiga portable ruuteri, see vahetatakse välja siis nagu tavalise fiber neti vastu. Nii et käisin sellel järel pakiautomaadis ja Topster siin teeb oma piipipupusid ja täna on siuke äge päev, et ma koju jõuan, siis ma teen kerge söögi, suundun trenni, siis pean kodu ära koristama, siis pean käima poes, Prolli Lidlis ja siis õhtul tulevad sõbrantsid külla ja me hakkame ja me hakkame tähistama minu housewarming. Ühesõnaga, täna õhtul on minu housewarming party ehk siis väga cool ja ma arvan, tuleb väga äge õhtu. Nii et selleks tuleb hakata väikseid ettevalmistusi tegema. Aga jah, uus laupäev, uus vlog. Täna siis läks üles see kuidas kolida Ateenas video, et võtsin ühe nädala väikest pausi sellest vlogi teemast ja kuna see video nagunii vajas ärategemist juba tegelikult, ma tahtsin seda nagu ammu teha, siis seekord sai niimoodi, aga jätkame uuesti vlogikese lainel, nii et võtan teid sellesse laupäeva kaasa ja ma arvan, et tuleb üks väga äge laupäev. Tere pühapäeva hommikut. Jalutan Tobiga väljas ja nii naljakas juhus oli just. Saadan sõbrannale voice'i. Vaata, Topster. Saadan sõbrannale voice'i ja siis nagu Eesti sõbrannale. Ja siis tuleb mingi naine tänaval, ütleb, oi, tere hommikust. Ehk siis lihtsalt lampi jooksin eestlasega kokku pühapäeva hommikul. Naljakas. Mõtlesin, et jutusta natuke eilsest, ma ei filminud eile väga midagi. Alguses vist ühe klipi tegin, aga ma ei tahtnud inimestel nagu mingi kaameraga näos olla ja üldse lihtsalt nagu hästi tore õhtu oli. Lihtsalt jutustasime, chillisime, mängisime mingid lauamänge ja nagu mega tore oli. Ja ma unustasin seda ka filmida, aga mu sõbrant teeb maailma parimat tiramisud ja kuigi ma ei ole üldse magusa fänn, siis tema tiramisuu on 10/10 ja ma just lõpetasin taldriku tiramisud hommikusöögiks. Ma ei tea, kus me niimoodi jõuame. See kindlasti ei kuulu minu suveks vormi plaani, aga tuleb kedagi külla kutsuda, kes selle tiramisu ära sööb kõik, sest et ma unustasin selle kappi, nagu siis, kui teised veel siin olid. Tobi, palun, no! Siis, kui teised veel siin olid ja siis lõpus, enne kui nad ära läksid, siis viskasime korra lusikad sisse sinna, aga üldiselt jah, see ununes kappi terveks õhtuks, nii et jah, sellega
sellega jah, natukene võib-olla läks kehvasti. Aga ühesõnaga kokkuvõttes oli super tore õhtu. Ma jäin megalt rahule, toidud olid väga hea, mis ma tegin ja üldse siuke super mõnus tüdrukute chill oli. Et nüüd tänase päeva plaan, ma ei teagi, vist lähme Tobiga parki, ma arvan, ta ei ole päris ammu käinud pargis, nii et ma arvan, lähme koerte parki ja siis, ma ei teagi, päris nunnu, soe, mõnus, ilm on mingi 20 kraadi vist, nii et thank you darling, that's very kind of you, give me the ball, go get the ball. Nii et vaatame, mis see pühapäevakene toob. Shake it off, baby, shake it off. Oh. Oh. Tere, ilusat esmaspäeva hommikut. Mina just ärkasin, kell on 8:26 ja ma ei tea, mis juhtus, aga mul on kael mega valus. Nagu ma saan pöörata pead ilusti paremale, aga vasakule kui valus. Ühesõnaga, ma magasin kuidagi nagu halvas asendis vist. Nii et, ma ei tea, ma nüüd lähen. Käin Topsteriga hommikusel jalutuskäigul ära ja siis, ma ei tea, ma katsun midagi teha selles osas. Aga ma ei tea väga, mida ma teha saan. Adedan lihtsalt mingit valuvaigistit võtta. Aga jah. Tänan, eile õhtul käisin väiksel klaasil veinil ja päris tore oli. Ja jah, issand, siuke huvitav nädalavahetus oli igal juhul. Nii et täna nüüd tahaks trenni minna. Ja vaatame, mis see päev toob. Morning walkie. Nii mõnus on see, et ilmad on juba nii palju soojemaks läinud, et mul on lihtsalt nagu retuusid ja mingi bluus ja teksa tagi peal. Aga lihtsalt poleks vaja seda teksa tagi enam, et kuidagi mõnusalt soojaks hakkab minema, nii et suvi hakkab vaikselt tulema. Aga nüüd ongi plaan see, et Topsteriga pipi-pupu walkid ära, hommikusöögid ära ja siis lähme trenni. Nii raske on autoga sõita, kui sa ei saa pead pöörata vasakule. Täitsa lõpp. Oh my god, kui valus.
ära magatud närvivalu vastu, ma ei tea. Oh man. Trenn on tehtud. Täiesti ausalt öeldes üldse ei viitsinud ega jaksanud täna trenni minna ja üldse polnud viitsimist trenni teha ja jõudu trenni teha. Ja kõik oli täiega ebamugav, kuna mul on kael nii valus, ma ei saa nagu peab pöörata normaalselt. Aga tehtud ta sai ja ma näen nagu peet välja, nii et I guess oli väärt. Ühesõnaga, sõidab nüüd koju ja pessu ja siis on värk siuke, et mingi 1-4 peaks tulema mul, ühesõnaga mul ühe tuttav asutas siis ettevõtte siin Ateenas nagu mobile car repair, ehk siis nad ise enda autoga tulevad sinu auto juurde ja su autot parandama ja mis on nagu selles mõttes tore, et selle võrra, kuna neil ei ole rendipinda kuskil nagu töökoda, siis selle võrra on hinnad nii palju soodsamad neil. Nii et minul autol on parempoolne peegel, nagu näha, lipendab teibiga kinni põhimõtteliselt. Ja tagumised tuled vist 2 tükki ei põle. Nii et ta tuleb siis seda vaatama, fiksima. Täpselt kellaaega veel ei tea, aga jah. Ühesõnaga tuleb sellega tegelema ja siis siis peaks arvutis mingit staffi tegema. Ühesõnaga kuidagi väga on olla ja see kael räigelt häirib mind. Eelmise vlogi korteri teema jätkuks tahtsin siia vahele lihtsalt ühe screen recordingu, et sellise korteri ees küsitakse Ateenas 1000 eurot. See terrass on küll ilus, aga korter on vana, maja on vana, kõik põrandad on eriilmelised, siin on mingi 3 eri põrandat näha, linoleum, parkett, veel mingi kivi. Kõik näeb super vana välja. Siis mingi vahepealne imelik osa veel seal. AC-d ei ole, ainult need ventikad on laes. Köögis nagu näha need augud, eks ju, pluss see köök ei ole ka kõige kenam. Ja siis me jõuame kõige parema osani, milleks on need vanad vannitoad. Kohutavad põrandad, kohutavad kraanikausid, asjad. Ja selle korteri eest küsitakse 1000 eurot kuus, 2 magamistoaga korter, lihtsalt parkimist ei ole, AC-d ei ole, storage'it ei ole, esimene korrus, ma ei ole kindel, ei ole, 4. korrus on. Et täiesti jõhker, mis selle üürituruga siin toimub, et lihtsalt vahele infoks. Good morning! Käes on teisipäev. Kell on tegelikult juba kohe 11 saamas. Ma hommikotsa olen toimetanud arvutis. Mul oli kõne, mulle kirjutas üks naine või õigemini üks pere. Ja mäletasid mind ajast, kui ma töötasin veel nii-öelda siis corporate job reisibüroos. Ja nad olid minu püsikliendid ja nüüd nad tahavad minna reisile, aga nad tahavad minna omasoodu, mitte grupi võõrastega. Ja siis nad kirjutasid mulle, tegime just siukse nagu introduction kõne. Ja ma ei tea veel, kas neist saavad mu kliendid või ei saa, aga nad olid väga huvitatud, et ma neile reisikava kokku panen täpselt niimoodi, nagu nad ette kujutavad seda. Nii et mega tore, väga põnev. Mulle nii meeldib see, kui mu töö või see, mis ma teinud olen, inimestele meelde jääb ja siis mu kliendid tagasi tulevad ja ütlevad, et nad ei rahule. Ja, see on alati nii tore. Vot, aga nüüd on niimoodi, et ma appi. Mul on täna vaja käia väga mitmes kohas. Ma nüüd panengi ennast valmis, et natukene to go run some errands. Ma ei teagi, millest alustada. Kõigepealt mul on siin üks
eelnev elektriarve. Mul on nüüd küll elekter minu nimel ja see järgmine arve peaks siis tulema nagu minu nimele, aga mul jäi eile siis korteriomanikuga jutt, et ma maksan selle vana arve veel ise ära ja siis me tasaarveldame selle nagu rendiga. Aga ma vaatasin, et see QR kood viib ainult mingi RF numbrini, nii et ma ei ole päris kindel, kas ma saan seda online'is maksta, kas ma pean selle, kas on olemas äkki näiteks mingi Day äpp, et ma saan seda äpi kaudu maksta kuidagi. Ühesõnaga ma ei tea. Ma lähen Metromooli, sõidan, seal on olemas Day, nii et vaatame, mis nad mulle räägivad selle arve maksmise kohta ja ühtlasi mul on neile ka küsimusi nende elektri näidikute, mõõdikute osas. Nii et see on samm number 1, mis tuleb ära teha. Samm number 2 on see, mida ma ei saa näidata praegu, sest et te olete telefonis ja ma räägin nüüd kohe telefonist, aga mul on telefonil peal see nagu see protective screen ja mu telefon ükspäev kukkus maha, kui ma filmisin ja see protection screen läks katki. Aga enda klaas on terve, ehk siis ma tahaks minna ka käia läbi Cosmoteest, võtta sealt uue selle kaitseklaasi, lasta vana ära võtta ja uus peale panna, sest mul ei ole puhastusvahendeid ja mul ei ole ka seda lullat, millega seda ise ära vahetada, et seda vana ära võtta. Niimoodi, et ma enda telefoni klaasi nagu ära ei kriibi. Nii et see on samm number 2, mis ma pean ära tegema. Appi. Siis ma kuidagi olen edasi lükanud kogu aeg Heidi. Ma olen edasi lükanud kogu aeg mingite asjade ostmist ja mõelnud, et okei, et kui mul on nagu nüüd kõik korraga tühjaks saanud, et siis ma lähen ja ostan nagu kõik korraga uued ka, aga mul on näokreem tühjaks saanud, mul on kehakreem tühjaks saanud, mul on vaja veekindlat ripsmeduši, sest et see, millega ma praegu värvin, ei ole veekindel. See tuli kaasa, ma ei mäleta, mida ma tellisin, äkki oli mingi dušikeeli ja siis see pandi kaasa mingi Maybellini body mascara, aga muidu see hari ja kõik on nagu mulle meeldib, aga ta ei ole veekindel ja see läheb mingi kohe täiesti pandaks. Ma ei saa aru mitte veekindlatest ripsmedušidest, miks nad eksisteerivad ja milleks nad head on, nii et ma pean leidma endale mingi veekindla ripsmeduši. Ja siis mul on telefonis tegelikult veel terve list asju, mida mul on vaja nagu koju ja söögiasjadest ja telefoni laadimise seda juhet on mul vaja ja ühesõnaga terve list mingeid asju, mida mul on täna vaja minna ostma lõpuks. Ja siis on veel niimoodi, et ma tahaks korra Saarasse minna, sest et Vintedis on üks Saara jakk, mida ma kunagi poes nägin. Ma ei proovinud seda, aga mulle väga meeldis see jakk. Muidu see jakk oli mingi 100 euri ja nüüd Vintedis müüakse seda 50 või 48-ga. Siltidega uus, aga see on L-suurus. Ja ma nüüd tahan vaadata Saarasse, kas seda jakki veel on seal, sest et ma nägin seda jakki, proovisin, või ma ei proovinud seda, aga ma nägin seda jakki ja mõtlesin tagasi minna proovima siis tegelikult eelmise aasta lõpus, see oli äkki mingi oktoober-november, ehk et ma ei tea, kas seda enam on, aga kui on, siis ma tahan seda proovida ja kui see sobib, siis ma tellin ta pärast Vintedist ära. Et see tüdruk reserveeris ta nagu ära mulle. Vot. Nii et ühesõnaga, paneme valmis, paneme riide, läheme tegutsema. Anyway, nüüd ma olen omadega riidesse saanud. Ma tegelikult isegi ei mäleta, kas ma eile rääkisin sellest või kas ma sellest siin vlogis olen rääkinud või ei ole. Aga mul sõbranna mees siis
pani püsti siukse mobile car repair businessi ja siis eile käis ta vaatamas mu autot, sest mul mingi peegel lapendab, mul millalgi sõideti peegel maha siin, welcome to Athens. ja siis mingi, ma pein praegu vaatama, kuidas mul naaber rohib rõdul oma lillekesi. Ühesõnaga, ja siis mingi tagatuli ei põle ja siis ta eile käis vaatamas, võttis selle tule kaasa, mida tal on vaja osta ja siis ta vahetab, ma ei tea, mootoriõli vist ära ja ta tuleb seda kell 4-6 äkki umbes tegema. Nii et täna siis on veel see. Aga ühesõnaga, nüüd ma panengi, ma ootan tegelikult ära, kuni pesumasin lõpetab, sest et ma panin oma voodipesud pesema, et need välja võtta. 10 minutit on jäänud. Ma ootan selle ära ja siis senikaua panen asjad kokku. Võtan selle elektriarve kaasa ja ühesõnaga kott kokku ja siis saab juba minna toimetama. Võt nii. Ma olen nüüd lõpuks kodus tagasi. Kõik asjatoimetused on aetud. Kell on 4. Ma olen väsinud. Ma arvan, neid samme on ka 9400 sammu sai täis tatsatud. Kurat, need kaubanduskeskused ei ole ikka nagu no joke on nendega. Aga anyway, elektri teema sai korda. Telefonil sai klaasi vahetatud, selle protection klaasi, enda telefoni klaas oli õnneks kõik terve. Tule siia tapstel. Poisu oli tublisti üksi kodus kõik need tunnid. Muure. Ja no, ma pean tunnistama, et natukene damage'it sai see rahakott. Mõtlesin, et ma käin baaris poes lihtsalt korra vaatamas. Oi jah. Aga seda tagi ma ei saanud. Seda Saara oma seda ei olnud, nii et ma Vinterist ei hakanud ka Ehku peale tellima seda. Aga ma sain ühe teise H&Mist. Nii et ma ei tea, kas teen oma elu esimese asjade hooli või? Mis asja, mul on mingi liblika, panin voodipesu kuiva, mul on mingi mingi liblikas oli voodipesu peale kinni kuivanud. Aga ma ei tea, teeme mingi väikse hooli või? Mis te arvate? Võtsin Saarast 2 sellist natuke oversized T-särki. Üks on tumepruun, teine on siukene beebiroosa, mõlemad 7,95. Need Adidase Firebird dressid, mida ma pikalt tahtsin. Need võtsin siis sellises tumepunases värvis.
kuigi ma olen suht kindel, et kui neid pesta, siis need valged triibud lähevad heleroosaks. But I don't mind. I mean, sellega lähevadki päris hästi kokku. Need olid siis 65 €. Nad on kaamerast tunduvad nagu helepunasemad, aga tegelikult nad on nagu sellised tumedad kirsipunased. Siis ma võtsin H&M-ist sellise pika seeliku, see maksis 32 €. Kohe näitan seljas ka. Ja siis H&M-ist võtsin lihtsalt 2 sellist suveks, sellist pisikest toppi. Üks must 5 € ja teine siukene pruunikas beežikas 9 € Üks on nagu must on cropped, see teine ei ole. Selline siis on see seelik. Ma arvan, selle musta topi tegelikult oleks võinud M-i võtta, sest siin on nagu, veits nagu materjali üle kuidagi. Aga siukene siis on see seelik. Siis võtsin Saarast sellised mustad teksad. Mulle see fit meeldib. Nad on wide leg ja low waist. Mul ei ole hetkel mitte ühtegi paari low waist teksasid. Kõik on high waisted. Nii mõtlesin, et ühed sellised low waisted teksad oleks päris head ja minu meelest nad istuvad ka päris hästi. Võt siuksed maksid 29,90, põhimõtteliselt 30 € ja võtsin vist suuruses 40, kui ma ei eksi. Ja siis võtsin siuksed mom jeansi lõikega natuke pikemad lühkarid, ka suurus 40 ja maksid 19,90, põhimõtteliselt 20 €. Siuksed, ma ei tea, ma arvan suveks täitsa nunnukad, mida kanda. Ja siis ma lihtsalt võtsin veel asju, mis olid vajalikud asjad. Siin on uus kehakreem või kehajogurt Body Shopist, mingi selle suve lõhn, white tea and elderflower. Siis H&M-ist võtsin mingi lõhna, see maksis, palju see maksis, 12,99 ja mulle see coconut'i lõhn siin väga meeldis, siuke pisike. Siis mul oli tühjaks saanud ripsmekas, võtsin uue ripsmeka, juukselakk, juuresprei, juukseklamber ja mulle megalt meeldis, mida helli. Ma kohe näitan mega ilus eyeshadow, nagu mega ilus, nagu mis asja, vaadake seda lihtsalt. Okei, siit kaamerast ei ole nii väga näha, aga wow, see on mega sädelev ja mulle väga meeldib. Võt selline väike haulikene siis manustadega väga rahul. Kokku läks päris palju raha, mul läks 20, 50, 80. No mul läks mingi 150 € vist, võib-olla isegi rohkem natuke. Aga ma olen väga rahul ostadega, ma olen väga rahul. Võt, ja nüüd kell on meil juba 4:45. Ma ootan nüüd seda automehaanikut, kes tuleb siis tegelema õlivahetuse ja selle tagatulega. Ja siis õhtul tuleb mul sõbrants korra siit läbi, võtab oma tiramisu vormi tagasi. Ta tõi mulle sünnipäevaks, ta teeb mega head tiramisud, ta teeb nagu maailma parimad tiramisud. Ja siis ma annan talle vormi tagasi. Nii et ühesõnaga, tore. Ja väike grocery haul. Ärge pange seda nõutunnikut tähele, ma kohe hakkan tegelema selle pesuga. Sai. Viinamarjad. Appi. Crisp-breadid. Vesi, ma siit juba ühe võtsin välja ja jõin tee peal. Siis just kohvipiim, roheline sibul, kana
mingid fingerid ja 2 apelsini. Ja päiksekuivatatud tomatid. And that's it. See kott vist oli. Okei, see kott on hetk. Nii et niimoodi siis tänased ostud. Ja lõuna/õhtusöögiks ma tegin jälle oma lemmikud kitsejuustusalatit ja väikse erinevusega seekord lisasin ka maasikaid. Ja magustoiduks jälle väike tükk sõbrantsi tiramisud. Jam. Okei, nii. Vihmane tund on olnud maksimaalselt produktiivne. Ma panin endale väikse taimeri tunniks ajaks. Kell on 18.46 praegu, mul 18.30 käis sõbrants järgi oma tiramisu vormil ja siis ma mõtlesin, et kuna nagunii ma pean selle juba ära pesema, siia mul ei ole põhimõtteliselt mitte ühtegi nõud left, mitte ühtegi nõud järgi enam, siis ma koristasin köögi ära, pesin kogu kraanikausi täie nõusid ära, pesin kõik pinnad ära ja siis ma mõtlesin, ma juba olin hoos ja siis ma panin, kuna ma panin hommikul voodipesud pesema ja siis nüüd ma võtsin nad kuivamast, nad päevad päiksegas kuivasid siin, siis ma panin kõik riided kappi, panin voodipesud tagasi voodisse, nii et maks siuke produktiivne tund, isegi vähem natuke kui tund, mingi 50 minutit on olnud ja nüüd mul on siin veel natukene pesusid jäänud kappi panna, aga üldiselt väga produktiivne päev on olnud täna ja tore on see, et kliendid, kellega ma hommikul tegin väikse siukse briefingu kõne, nad kirjutasid mulle, et nad panevad oma eelarvet paika ja siis nad sooviksid mult reisikava Filipiinidele septembriks, mis on mega tore, nii et ma jään seda ootama ja ma olen väga tänulik selle usalduse eest. Nii et täna on kuidagi väga tore päev olnud, kuigi see shoppamine ja see asjade ajamine kaubanduskeskuses rämedalt väsitas kuidagi, siis overall on täna väga tore päev olnud ja väga produktiivne päev olnud. Kell on 9:30 õhtul. Just tulin Tobiga Pipi-Pupu ringilt ja viisin Boxnow'sse ühed jalanõud, mis mult ära osteti. Ja jah, 9:30 siis sai täna kõik tehtud. Nii et saab hakata õhtut nautima. Siuke joogijanu oli. Ühesõnaga, väga tegus päev on olnud. Kõik vajalikud asjad on tehtud saanud ja mingeid asju ma ei saanud osta, mis mul vaja oli, nagu näiteks prügikastkööki, mis endiselt nõuab tegelemist ja ostmist ja ma lihtsalt ei ole leidnud õiges suuruses prügikasti. Ma tellisin Temust, sest tuli mingi mikroprügikast mulle nagu. Nii et see endiselt nõuab tegutsemist ja seda ma täna ei saanud. Kohvimasinat oleks ka veel vaja. See ehk paneks punkti sellele, et ma käin üle päeva kohvi võtmas väljast nagu. Ühesõnaga, mina nüüd jään oma õhtut nautima ja jah, näeme homme hommikul, I guess. Hello. Ma pole täna vlogi kordagi kätte võtnud põhimõtteliselt, aga põhimõtteliselt hommikul käisin, jalutasin, tegin esimese poole sammudest mingi kella, ma ei tea, 8-9 ära ja
siis ma lihtsalt tegin mitu tundi arvutis mingeid asju. Ma ei tea, kandideerisin mingitele projektidele, mis tundusid huvitavad siin suvel. Mingid content'i asjad, pildistamise, filmimise asjad. Ja ühesõnaga lihtsalt tegin arvutis mingeid asju, nagu tegin. Ja siis mingi hetk mul kõik aknad lahti ja täiega palav hakkas. Ma vaatasin, et väljas on mingi 23 kraadi. Siis ma võtsin terrassil päikest paar tundi ja siis toimetasin edasi. Ja nüüd on kell juba tegelikult õhtus, kell on mingi 7:30 ja väljas on nii külmaks läinud vastupidiselt. Väljas on 15 kraadi ja nagu näha siis pika outfiti ilmtäiega ja tulin Tobiga jalutama, sest et mingi thunderstorm warning anti siin ja mõtlesin, et teeme mingid sammud ära ja jalutuskõigu ära enne kui ilm pekki läheb, sest homseks lubab vihma. Nii et siuksed uudised siis siit poolt. What is it, darling? Is it your new collar? Look. Wow. Tere neljapäeva. Võtan lõpuks siis kaamera kätte ka, aga tegelikult kell on 12:30 päeval, juba üldse ei ole enam hommik, aga hommik läks kuidagi mega kiiresti. Ma tegelikult magasin enda kohta väga kaua täna, mingi 9:30 ärkasin, sest ma ei saanud öösel väga pikalt magada, sest et mu ülemised naabrid literaali nussisid mingi, ma ei tea, 3 tundi järjest nagu. Ja nende voodi käis nagu lihtsalt vastu minu seina. Amazing. Ühesõnaga, nüüd on jah, tänane päev on siis niimoodi olnud, et ma käin hommikul 100, nagu ma ei tea, see hommik üldse nagu algas mitte kõige nagu mõnusamalt selles suhtes, et ma teadsin eile, et täna hakkab sadama, aga ma unustasin terrassilt padjad ära võtta, mis tähendab, et need padjad olid kõik hommikuks mul läbi vettinud. Mu pesu, mis ma eile õhtul kuivama panin, oli niiske. Ühesõnaga, ma unustasin Apple Watchi laadima panna ööseks. Ühesõnaga, ma ei tea, see hommik oli nagu veits meh, aga ma käisin Tobiga jalutamas ära, sain oma 5000 sammukest täis, siis tulin koju, tegin hommikusöögi ja kuna kell 3 täna tuleb Wi-Fi paigaldaja, võtab siis ära selle nagu SIM-kaardiga ruuteri ja tuleb, paneb normaalse Wi-Fi mulle lõpuks, siis ma ei jõua ka trenni sõita enne ja õhtuti mulle ei meeldi üldse trennis käia, ma olen täiega hommikuse trenni inimene. Nii et ma tegin nüüd kodus ühe kiire 45-minutilise trenni lihtsalt mingi 100 kõhulihast, 51 jalga, 50 teist jalga, mingeid kükke hantlitega, ühesõnaga lihtsalt nagu mingi kiire koduse trenni. Nagu näha, siis toimis, võttis higi välja küll. Siis ma läksin täna hommikul veel nii närvi selle peale, et ma tahan kohvimasinat, on ju. Nagu mitte midagi suurt ja fancy't, vaid nagu lihtsalt seda Krupsi või DeLonghi või seda nagu capsule kohvimasinat, on ju. Ja siis ma tellisin eile õhtul Vintedist ära selle. See oli tutikas, uus pakendis.
exercise ring closed. Ja nagu suht koht mu köögivärvi ka, natuke tumedam kui mu külmkapp on ju. Ja ma küsisin talt, et kas ta saab selle nüüd postitada. Ta vastas jaa. Ja siis ma nägin, et eile ta ei olnud seda posti pannud, on ju. Ma küsisin, et what's the wait, on ju, kas ta saab selle siis täna hommikul posti panna. Ja siis ta vastas mulle, et ma olen puhkusele, ma mingi võib-olla paari päeva pärast saan panna, aga point on selles, et ma tulen nädala pärast, natuke rohkem kui nädala pärast Tallinna ja ma ei saa riskida sellega, et ma ei saa seda kätte. Ehk siis nagu ma pidin selle orderi ära canceldama ja ma tellisin ühelt teiselt mingit 5 euri kallimalt, oli 25 euri, sellel oli 30 euri ja see saab täna mulle posti panna, ehk siis ta peaks tegelikult juba see nädal või siis hiljemalt järgmise nädala alguses jõudma. Aga nagu mina saan selle eest selle automated negative review, et buyer cancelled the order. Aga ma ei taha seda saada, miks mina pean selle saama, kui müüa nagu M on selles mõttes, et ta ei vastanud mulle mingi 1,5 päeva. Ma küsin, kas tema saab selle seili nagu canceldada, on ju. Ühesõnaga, tänane hommik oli veits annoying ja ma ei tea, aga anyway, selle päeva me oleme rollima saanud ja ma tegin lihtsalt enda närvide lohutuseks oma lemmik hommikusööki vähemalt, mis on scrambled eggsi võiku avokaadoga, tomatiga ja kevadsibulaga, nii et vähemalt see oli tore. Ja nüüd ma lähen pessu ja siis mul on 2 meili, millega ma pean tegelema, millele ma pean vastama. Nii et jah. Ei ole kõik inimesed nii nunnutead ja ilusad ja toredad. Aga ei, ühesõnaga loodetavasti ma saan oma kohvimasina kätte siin juba lähipäevil ja saab normaalselt head kohvi teha, sest praeguse olukord on nagu veits kontrolli alt väljunud selles suhtes, et kuna mul on 2 väga hea kohvikohta nagu maja all, siis natukene üle piiri on see asi läinud sealt ostmisega. Vot, aga peaks kulmud ka ära värvima. Päris heledaks on neid. Jah, nagu aru võib saada, siis ma olen loomulikult ikka täitsa blond. Vot, aga ühesõnaga, trenn on nüüd tehtud, palju neid kaloreid tuli. 244 active kilokalorit. No näed sa siis. Hommikusöök äkki on maha treenitud. Jah, ma nüüd ühesõnaga üritan siin natuke kaloridefitsiidis olla ja suvevormi saada ja tõsisemalt trenni teha ja siuke. Ma tunnen, et nagu mingi väga nagu wobbly on olla ja igalt poolt on natuke midagi üle ja siuke. Vot. Tulin just pesust ja siis saan kõne sellelt Kosmotee tüübilt, kes netti tuleb installima, et algselt ta pidi tulema täna kell 8 hommikul. Siis nad helistasid, et kas me saame tulla hiljem, kell 11. Ma ütlesin, mulle kell 11 ei sobi. Siis küsisid, et kas me tuleme siis kell 3. Ma ütlesin, okei, kell 3 on fine. Ja siis nüüd helistab, kas ma võiksin palun tulla kell 2? Ma olen mingi tule kell 2, tule. Nagu... jummel küll, nagu see on Kreekas nii huvitav, et nagu see, kuidas ma seda kirjeldan, see on nagu vabadus teha asju, nagu selles mõttes, et see laieneb kõigele, et vabadus muuta kokkulepitud aegu, vabadus poemüüjatel näiteks tõmmata suitsu poe ees, vabadus süüa lõunat poes kassas olles, et nagu sellised asjad, mida me Eestis eestlasena nagu üldse ette ei kujuta, et võiks nagu mingi siukse ettevõtte poliisiga kokku minna või kuidagi viisakas olla või nagu mõeldav olla, et niimoodi on, siis siin on need nagu nii tavalised ja sa harjud sellega täiega ära ja mingi it's okay, all good. Ühesõnaga, ja ma olen ka mega rahul oma ostudega. Ma olen nüüd mõned päevad käinud nende Firebirdi dressidega Tobiga väljas. Mega rahul, nagu mega hea ost, täpselt see, mis ma tahtsin. Ja need bluusid Saarast, mulle nii meeldib, nagu natuke paksem materjal ja mega mõnus. No ma ei tea selles suhtes, et money well spent. Ja. Ma ei tea, kas Eestis seda maitset on, aga see Red Bull, Pink Grapefruit and Blossom, mega hea, nagu mega. Tobi, what's going on? What's going on, buddy?
Nii, vana ruuter on kokku pakitud. See vana näeb nagu nii palju parem ja ilusam välja see SIM-kaardi oma, kui see õige, nagu see must siin maas. Aga vana on kokku pakitud ja lähme viime siis story tagasi ja pääseme ühest maksest. Sest nüüd mul, kuigi see install nagu maksis, siis nüüd mul kuumakse läheb kokkuvõttes soodsamaks. Selle mobiilse või selle SIM-kaardiga ruuteri eest ma maksin 32 euri kuus äkki. Ja see on 26 vist oli, aga net on lihtsalt väga palju parem. Nii et upload, download, kõik on väga palju kiirem. Lähme Lidlisse, ostame rukkolat ja kreeka pähkleid, et teha mu lemparsalatit lõunaks. Kõht on mega tühi. Ja siis ma räägin, mis sellest Cosmote ruuteri tagastusest sai. What's a service? Oh, wow. Thank you so much. Tere reede hommikut. Käes on reede, mingi, ma ei teagi, 22 aprill äkki või? Olen Tobiga Piipipupul ja ühesõnaga mõtlesin update'in lihtsalt siis, mis eile sellest Cosmote eesest sai. Kõigepealt ma siis läksin selle ruuteriga sinna story. Mõtlesin, et viin selle tagasi, aga ei ole obviously nii lihtne midagi, sest et me oleme Kreekas. Ehk siis kõigepealt seal story's tuli teha selle lepingu lõpetamine. See võtab aega 1-2 tööpäeva, kus keegi siis Cosmotest helistab mulle. Siis ma sain kõne Cosmotest samal päeval ja siis nad küsisid, et miks ma tahan lõpetada. Ma ütlesin sellest, et ma just sain installitud mingi tund-poolteist tagasi endale selle Fiber Wi-Fi on ju. Ja siis nad ütlesid okei, et siis me saadame teksti või SMS-i, eks ju, kui see cancellation on nagu lõpule viidud. Ja siis peale seda saad sa selle ruuteri sinna Cosmote story tagastada. Aga ma juba olin seal Cosmote story's enne. Ja siis ma küsin, kas ma saan nüüd siia jätta. Ja siis see tüüp oli mingi, no, you can't, ma ei tohi nagu niimoodi teha. Ühesõnaga, nüüd ma siis täna hommikul sain ka lõpuks selle text message'i. Ja siis nüüd täna ma loodetavasti saan selle ruuteri tagastada ja saan siis selle wifi nagu ära lõpetada. Vot, niimoodi. Eile ma olen mõelnud, kui palju ma seda teemat siin kajastama peaksin või mitte, sest et see on pigem väga personal, on ju. Aga mõtlesin, räägin natukene siis. Eile õhtul käisin järjekordselt date'il, ma siin date'in hetkel päris agaralt ja issand jumal, for real, see oli mu elu kõige hullem date, nagu sellest vennast. Igavamat inimest ma ei ole oma elus mitte kunagi kohanud. Kõigepealt see vend jäi mingi 35 minutit hiljaks, sest ta ei leidnud parkimiskohta. Mul oli nagu mingi dude, tule siis kodust nagu varem välja, kui sa tead, et parkimisega on suht tuksis, on ju. Ja siis ta mingi otsis parkimiskohta, ma olin nagu almost about to leave. Ja siis ta vaatas vaikuses menüüd, ma võtsin nagu klaasi veini endale juba ära, on ju. Ja siis vend vaatab lihtsalt nagu vaikuses menüüd mingi 4-5 minutit. Ma olin nagu mingi, everything okay? Ja siis võttis endale whisky souri, kaanis seal alla mingi, ma ei tea, 2 minutiga, võttis järgmise, ehk siis ta jäi nagu mingi 3 whisky sourit umbes 30 minuti jooksul, vend oli nagu nii närvis. Lisaks me ei saanud absoluutselt kommunikeerida, ta ei nagu mitte midagi ei saanud must aru, ta oli türklane. Kõigepealt nagu Bumble'is ta valetas oma nime kohta, ta valetas oma nimeks John, tegelikult oli mingi kuradi Ibrahim või mis iganes asi ta oli. Ja ühesõnaga, see oli täiesti horrid. See tüüp oli nii puru igav. Ja siis ta naeris nagu kõige peale, mida mina räägin. Nagu ükskõik mida ma ütlen, ta oli ja siis ma saatsin sõbrale mingi hetk nagu teksti, et kuule, come on, et tule nagu rescue me, et see ei ole lihtsalt nagu okei. Ja siis ma mõtlesin, et reaalselt nagu mingi outcome peab sealt olema, et siis vähemalt free food, you know. Ühesõnaga, täiesti kohutav. Mul sai aku tühjaks väljas. Aga ühesõnaga, see tüüp oli täiesti surmigav. Ma vihkan hilinemist. Minu jaoks hilinemine on lihtsalt nagu respekt teineteise suhtes. Ja mul just on isegi nagu Bumble'i profiilil kirjas, et nagu ma vihkan hilinemist.
Ühesõnaga, see oli lihtsalt kõige nagu horridim date, kus ma kunagi olnud olen, täiesti nagu pointless vend, surmigav. Selle kohta tal vale nimi oli Bumble'is, selle kohta ütles, et kuna ta töötab saatkonnas, nagu Türgi saatkonnas, siis ta mingi ei tahtnud olla nagu, tahtis mingi enam-vähem Anolulu olla, aga nagu, tead, sul on su enda pildid seal. Ühesõnaga, next. Nii et see oli nagu, see oli pullvana, mis ma oskan öelda. Aga nüüd ma teen hommikukohvi endale. Topster sööb hommikusööki, Topster sööb hommikusööki ja mõtlen, et tänane päev on siuke, et ma toimetan nüüd arvutis, siis ma lähen trenni. Siis mul vist on üks call kell 2, aga see ei ole veel confirmed. Nii et jah, tore siukene reedekene ja vaatame, mis ma veel täna vlogin või ei vlogi. Aga ma just mõtlesin veel, et pull oleks see, kui see vend nüüd täna kirjutab, et do you wanna go for a second date? Sest et tavaliselt see alati niimoodi läheb, et ma vastan, oh sorry, I don't feel like we should go on a second date, lalalala. Aga see oleks nagu, sest ma loodan, vähemalt ma arvan, et ta sai aru, et nagu see on nagu teed end selles suhtes. Aga see oleks nagu veel iroonilisem ja veel pullim kogu selle olukorra kohta, kui see mehike actually nagu kirjutaks täna, et kas sa tahad uuesti kokku saada. Võtta see oleks nagu Εξαφανίστηκε το νούμερο εντελώς. Okei, mida perset lihtsalt? Ma tulen praegu sealt Kosmoteest. Jälle mingi kuradi crap käib lihtsalt. Fuck, ma ei või lihtsalt. Ühesõnaga, viisin selle sinna. Eile sain siis kõne ja teksti, et kõik on nagu fine, on ju. Võin selle tagasi viia, on ju. Ja siis täna lähen sinna. Jälle mingi probleem, oi, neil ei ole seda, neil ei ole teist, neil ei ole kolmandat. Ma olen nagu mingi dude, sinu kolleeg eile helistas mulle, et kõik on fine ja nagu, mis toimub? Ja siis lõpuks ta oli mingi, et sa pead selle veel enda kätte jätma. Ma olin mingi, ma ei taha, see leping on lõpetatud. Mul ei ole, oh shit, mul ei ole seda lepingut enam, ma ei maksa selle eest enam. Ja lõpuks ma läksin lihtsalt nii kettasse seal. Ma olin literaali nagu mingi, dude, go fuck yourself. Ma lihtsalt jätsin selle ruuteri neile sinna Cosmote Story ja nagu mida helli. Ja tagatipuks ma tulin enne kodust välja ja mul oli veel ka parkimistrahv auto peal. Nagu fucking hell lihtsalt, ma olen nii närvis. Ma olen nii närvis. Oh. Oh, you're so cute. On a little lookout mission. Oh. Oh, he loves if you blow the air. He starts giving you lickies immediately. Oh jaa, okei. Ma olen nüüd tagasi kodus. Ma tulin oma Cosmote runnilt ja ma olen natuke maha rahunenud. Ma tegin see Brantsiga kiire kohvipausi ja väikse räntimispausi siin maja juures ja ta ka jaurab nagu Cosmoteega praegu mingi mitu kuud juba, ei saa asju tehtud. Ühesõnaga, ma olen natukene maha rahunenud, ma olin juba nii hangry ka, et ma tahtsin ruttu koju tulla lõunat sööma. Nii et ma ei tea, ma nagu mingi hetk veits hakkasin mõtlema, et pärast nad, ma ei tea, süüdistavad mind selles, et ma olen selle ruuteri ära kaotanud or something, aga nagu mul see Brent arvas ka, et see ei ole väga nagu possible stsenaarium, kõik on Kreekas possible stsenaarium, aga et see ei ole nagu väga likely stsenaarium selles osas, et neil on ju siiski poes nagu CCTV kaamerad, et nad saavad järgi vaadata selle, et ma füüsiliselt jätsin selle ruuteri sinna ja lahkusin sealt poest on ju ilma selleta, et issand, kui kettasse ma läksin, nagu ma läksin nii kettasse, lihtsalt ei kujuta ette ka nagu. Nii et ma arvan, et
on aeg selle vlogi otsad siinkohal kokku tõmmata. Kell on täpselt 16:00, on reede ja see vlog on niigi täielik monstrum vlog juba, nii et ma arvan, et tõmbame selle vlogi otsad siin kokku ja alustame homme juba uue vlogiga ja järgmise nädala vlog tuleb väga lahe, väga teistsugune, väga eriline, sellepärast, et ei, ma ei hakka midagi spoilima. Ma ei hakka midagi spoilima. Ühesõnaga, elu muutub väga palju järgmine nädal. Elukorraldus muutub. Nii et saate siis järgmine nädal juba täpsemalt näha. Võt. Aga aitäh, et sa seda Monstrum vlogi vaatasid. Kui sa siia lõppu jõudsid, siis nagu you're a legend, you're a true legend, et sa seda viitsisid lõpuni vaadata. Ja ma soovin sulle ilusat nädalavahetust. Be chill, be cool ja näeme järgmises vlogis. Tšau!